Kui me veel kuu aega tagasi koos Kursa ja Ketteriga käisime Tallinna peomekasid külastamas, siis nüüd me oleme siin Tartus, kus vihma sajab, tuul on mingi mega hull, aga siin toimub mingi äge üritus. Mis see, Katja, on? Tudengipäevad toimuvad, täna on Volber ja tartlasena ma pean jube oluliseks, et mõne pealinna Võrle siia toon ja päris tudengimekat näitan. Nii et me vaatame, kuidas Tartu tudengid tegelikult siin melu naudivad. Mis sa tahad nüüd? Ärge segagi mu sõpru. No nii, olen mina leidnud siin üles eelmise Olle kursuse telemagistranti Sandri. Kuule, mis sa Tartus teed? Mis ma Tartus teen? No kui Tartu tudengipäevad on Tartus, siis see linn elab täiesti teist elu. See võimalus, et üldse lubatakse Tartu linna poolt selliseid pidusi panna, see on alati lahe. Terve linna rahvas võib tulla alati jõe äärde ja nautige Volberit, nagu täna meil siin on. Siin iga päev on nagu nädalavahetus. Kogu aeg on lõbus. Aga mis on tudengipäevadel seekord eriti hea olnud? Mulle väga meeldis tantsupidu ausalt öeldes. No ma ei mäleta, kui mitu tundi ma seal tantsisin, väsisin ära väga, aga nagu mulle väga meeldis tantsupidu ausalt öeldes. Meil on nagu väike linn, aga meil on suure linna võimalused. Ja see on see, mida üks tallinnane peaks mõtlema, võtma ja siis Tartusse tulema. Ta peaks kartma seda ja... Ometi oli see vaid aja küsimus, kui jutt läks sujuvalt tudengipäevadelt üle Tartu ja Tallinna igavesele rivaalitsemisele. Elukaaslane on Tallinnast ja nende pidutsemine, see on hoopis teine tera kui tartlased. Kuidas see teistsugune on? Ma ei tea, tallinlased on suht siuksed, et mingi joovad oma joogid ära ja lähevad magama ära ja aitab nagu. Pidu läheb ikka nagu 5-ni vaata, Tallinnas läheb 2-ni. Me oleme nagu rõõmsamad veits, mulle tundub. Mis selle rõõmsama enestunde põhjus on? Kuidagi võib-olla siin hoitakse rohkem kokku, sest see on ikkagi nagu väiksem linn kui Tallinn. Mul on tunne, et Tartus on lihtsalt kuidagi seda tudengivaimu natuke rohkem. Üritusi, tudengiorganisatsioone on palju rohkem, et nagu lihtsalt on nagu, mis tudengitele pakkuda. Ma võin perspektiivi rääkida seda, et mu vanaema kunagi korraldas tudengipäevasid ammu, nõukogude ajal, päriselt ka. Ja ta ütles, et nad proovisid Tallinnas püsti panna seda sama üritust, aga ei tulnud välja midagi. Sest inimesed ei saa tulla kokku samamoodi nagu praegu, nad on siin Rüütli tänaval. Aga kui ma ütlen sulle, tule Tallinnasse, siis mis sa mulle vastad? Miks sa Tallinnas oled üldse? Kuid kas mina kui tallinlane olen üldse Tartus teretulnud? Tallinn sakib. Aga miks Tartu on parem? Palju rahulikum. Tallinnas kuidagi liiga palju käib. Aga mina õpin Tallinnas ja mina arvan, et Tallinnas on ägedam. Ei ole. Miks ei ole? Tallinnas ei ole ööelu. Tallinnas sa leiad mingisugust materialistlikku vaimu, aga sükest vaimset kvaliteeti Tallinnast, ma arvan, pole väga palju. No sa leiad muidugi Tallinnas ka vaimset kvaliteeti, aga Tartus on igal pool seda vaimset kvaliteeti. Ometi õhtu edenedes võeti mind omaks. Kas need inimesed on kuidagi teistmoodi ka kui Tallinnas? Aga miks nad peaks olema? Tallinnas on omad võlud ja Tartus on omad võlud. No kui sa Tartusse tuled ja sa ei tea, kuhu minna, siis genialistid on kindla 100 peale minek. Seal on alati rahvas, seal on alati seltskond. Siis suhtle hästi palju inimestega. Network. Kas üle Silla Karla oled kõndinud? Tehke paar jooki ja see samm viib teid sinna, kuhu hing tahab. Võta hoog maha, kõni natuke aeglasemalt vahetuseks. Rahulikult. Tõesti, Tartu on tudengite pealinn, tudengite mekka, kuhu ma soovitan kõigile tulla. Järgmine kord tuleme kogu kursusega ja Ollega.